Kabe on Eestis ülipopulaarne mäng. Enamus meist on kabet mänginud või vähemalt proovinud seda mängida. Sellest oskusest on ju lõpuks kasu igal elualal. Miks see nii on ja kuidas on kabe sedavõrd populaarseks saanud? Teie ees on Eesti kabe Grand Old Man Heinar Jahu. 89-aastane, alati heas toonuses Heinar Jahu on üks Nõmme kabeklubi asutajatest. Heinar aga tähendab palju enamat kui lihtsalt kabetreener. Ma arvan, et ta on Eesti kõige pikaajalisem tippkabetaja. Ta on võimeline täna 89-aastaselt tulema Eesti meistrivõistlustel medalile ja tema karjäär on olnud tugevalt üle poole sajandi. Ja selliseid tippsportlasi, vähemalt Eesti tasemel, ta on mänginud ka Nõukogude Liidu tasemel, ma arvan, teistel aladel võib-olla pole. Kabeklubi loodi Nõmmel 1994. aastal. Tänaseks on Nõmme kabeklubi end sidunud Nõmme huvikooliga, kus Heinar ka kabetreenerina töötab, kus muide asub ka maailma ainus kabemuuseum. Seega minge aga uudistama. See kabemuuseum on tänu Nõmme huvikooli direktorile Hele Leegile, kelle esivanemad olid ka kabetajad ja tema leidis meile ruumi, ostis kapid ja meil ei muudkui sisustada. Heinari käe alt, pange nüüd tähele, üle 40 õpilase on tulnud Eesti noortemeistriks. Raido Värik ja Priit Lokotar on tulnud maailmameistriks ja Euroopa noortemeistriks. Kadi Veski on tulnud Euroopa noortemeistrivõistluste medalivõitjaks. See on vana raamat, jah. Kui vana? Mis aasta on välja antud? 1923. 1746. Üsna täpselt juba. Ainult võtan veel pool sajandit maha. 1701. Prantsusmaal välja antud raamat, need on mul 2 tükki. Neid siinkandis üldse rohkem ei ole ka. Ja prantslased olid esimesed, kus seda kabetaga on siin palju veel. Meie mängime vene kabet. Miks me nimetame vene kabeks? Meil on 2 sorti. Siin on laste vanematega tihti küsimus, kuidas nevad see kabesse minek ja kuidas kabed löövad. Meile tuli Saksamaa kabe ja Venemaalt. Natuke erinevad reeglid. Me oleme võtnud vene kabe. Ja see on väga hea mäng. Heinar peab väga oluliseks just füüsilist ja vaimset tasakaalu. Et kui kabetad, siis oleks hea mingit füüsilist trenni kõrvale teha. Heinar ise ju meister maadluses ja teinud mehetegusid ka poksiringis. Maadluses tulin hõbemedalile Eesti noortemeistrivõistluse. Boksis ja Kohtla-Järve noortemeister olin ja niimoodi. Isegi korra võistlesin Eesti noortemeistrivõistlustel ja läksin loosiga kokku eelmise aasta meistriga ja see oli minule suur võit, et on mind knockouti löönud. Kuidas sa sealt kabeni jõudsid? Kabeni jõudsin varem. Ma olen Lõuna-Eestis pärit ja seal igal pool, igas talus külas mängiti kabet. Enne kooli, ma läksin 8 kooli, enne kooli õppisin kabe ära, aga koolis mängisime siis teistega lastega. Kabetamine on Eestis väga populaarne. Sel on erinevad põhjused. Ma ütleks, et siin on üks põhjus see, et meil on palju kabe entusiaste olnud aastate jooksul, aga veel olulisem on see, et Eesti on olnud pikka aega maailma kabe juhtimises väga vastutusrikastel kohtadel. Euroopa kabet ja maailma kabet on Tallinnas suunatud tänaseks circa 15 aastat ja ka praegu on mõlemas juhatuses üks eestlane. Nii et ma arvan, et see on võimaldanud meil tuua tippturniire Eestisse. Eelmine aasta meil olid maailmameistrivõistlused ja on vähe riike, kus kabe maailmameistrivõistlused on olnud 2 korda. Treeneri tööd alustas Heinar 1953. aastal, kui 11. klassi õpilasena oli ta Kohtla-Järve noorte spordikooli suusatreener. Kohtla-Järvel oli Heinar ka kabetreener. Tallinnas on Heinar Jahu olnud kabetreener aastast 1991. Väga tore mees on. Ja selline hästi õpetlik ja selline juhendav, ta on selline
Kabeta loomulikult teab põhjani, aga ta on ka selline eeskuju nagu noortele ja tegelikult ka vanematele, et selline hea tunne on, kui laps käib, ütleme, sellise suurepärase isiksuse juures niimoodi väljaspool kooli. Saab iga kord targemaks. Kas kabe on kuidagi muutnud tema käitumusharjumise ka kodus üldse, sest Heinar räägib, et kabe tegelikult harjutab last ka eluks ette? Ma arvan küll, et minu laps on veel väike, ma ei oska nagu väga öelda, et ta on 7 aasta on siin käinud. Et ta on selline jube ettevõtlik ja selline temperamentne tüüp kogu aeg olnud. Aga kui ta hakkas kabet mängima, siis ma vaatasin, et süveneb ja nii pikalt ja nagu mõtleb mitu käiku ette, siuke tore. Ma arvan, et see on hea. No, Erik, ära sa eksi ainult. Sinna. Mina võtan, ma mängin mustaga sina valge. Ma võtan maha. Mina võtan maha. Mina võtan, pean jälle lööma, ma võtan maha. Selle asja pärast mängib ma kabet. ja seda teeb üks 8-aastane poiss.